Armsad sõbrad, kätte on jõudnud ülestõusmisaja 7. pühapäev. Jah, ülestõusmisaeg hakkab jõudma lõpule. Selle pühapäeva ladinakeelne nimi on Exaudi, kuule, issand, võta kuulda, ja just sellest tuleneb ka selle pühapäeva teema. Me kõneleme ootusest, me kõneleme lootusest ja palvest, enda usaldamisest Jumala kätte, kes täidab oma tõotused. Kes täitis ka need tõotused, mis Jeesus andis jüngritele enne oma taevasse minemist. Nimelt möödunud neljapäeval, 40 päeva pärast ülestõusmispüha, me tähistasime ju issanda taevasse minemise püha. Ja enne, kui ta läks üles taevasse, ütles Jeesus oma jüngritele, et nad peavad jääma ootama, kuni täidetakse tõotus, mis neile on antud, kuni nad rüütatakse väega ülevalt, see tähendab, nende peale valatakse püha vaim, kes annab neile julgust, kes annab neile tarkust, kes neid tõepoolest vaimustab selleks, et nad võiksid minna ja kuulutada rõõmusõnumit risti löödud ja ülestõusnud issandast päästeks kogu maailmale, kõigile inimestele, tervele sellele õnnetule inimkonnale, kes Jumalast lahus on määratud igavesse hukatusse, aga keda Jumal ei taha lasta mitte hukkuda, vaid tuua tagasi enda juurde ja juhtida igavese elu rõõmu ja kirkusesse. Meie tänane pühakirja lugemine on võetud Apostlite tegude raamatu 1. peatükist ja õigupoolest on tegemist paari salmiga taevaminemmispüha vana kiriklikust lugemisest, nimelt salmidega 12, 13 ja 14 Apostlite tegude raamatu 1. peatükist. Sellele eelneb just nimelt Jeesuse taevasse minemise lugu. Aga mina loen teile ette need meie kiriku kalendris selleks pühapäevaks, ülestõusmisaja 7. pühapäevaks antud 3 salmi. Siin öeldakse nõnda. See on muide püha Luukas, kes on need salmid kirja pannud. Tema on Apostlite tegude raamatu autor, nii nagu ta on kirjutanud ka Luuka evangeeliumi. Niisiis, me loeme siit, siis nad pöördusid tagasi Jeruusalemma mäelt, mida kutsutakse Õlimäeks ja mis on Jeruusalemma lähedal 1 hingamispäeva teekonna kaugusel. Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks viibida. Peetrus ja Johannes ja Jaakobus ja Andreas ja Filippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakobus Alfeuse poeg ja Seloot Siimon ja Juudas Jaakobuse poeg. Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maaria ning naistega ja Jeesuse vendadega. Selline lühike pühakirja lugemine ja ma arvan, et need 3 salmi on väga sobivad selleks, et neid järjest vaadelda ja ega ma loodetavasti väga pikalt midagi seletama ei hakka, kuid siiski ma tahan anda mõned kommentaarid või mõned soovitused, mismoodi, kuidas nendest salmidest oma mõtetega edasi minna, nende üle mõtiskleda ja siit vaimulikku sõnumit, vaimulikku sisu ammutada ka meie enda, meie usuelu, meie palveelu ja meie kutsumuse jaoks. Olla need, kes on läkitatud kuulutama, nagu öeldud, rõõmusõnumit risti löödud ja ülestõusnud issandast Jeesusest Kristusest. Nii et vaatame neid salme üksteise järel. Kõigepealt meile öeldakse, et nad pöördusid tagasi, need nad on Jeesuse jüngrid, apostlid,
11, sest üks nendest 12 Juudas Iskariot oli teatavasti Jeesuse reetnud ja pärast iseendas tohutult pettununa ennast üles poonud, väga kurb, väga traagiline lugu, mida me ei tohiks tahta soovida mitte kellelegi. Vastupidi, me peaksime soovima, et kõik inimesed, isegi need, kes on väga rängalt eksinud, võiksid siiski leida võimaluse tagasi pöördumiseks, meeleparanduseks ja selleks, et asuda taas teele koos oma õnnistegijaga taevariigi poole, et lasta ennast temal päästa, mitte lasta ennast meeleheitel hukatusse ajada. Aga need 11, võib-olla oli seal veel teisigi, nad olid läinud Jeruusalemmast välja, nad olid Õlimäel, Jeesus näitas ennast neile seal ja siis ta kadus nende silmist. Ta läks üles taevasse, jüngrid olid jahmunud, nad olid segaduses, nad olid ilmselt juba harjunud sellega, et pärast kohutavat surma ja imelist ülestõusmist oli Jeesus olnud nende juures, näidanud ennast neile korduvalt. 40 päeva on muidugi, kui me vaatame tagasi aastasadade ja tuhandete taha, väga lühike aeg, aga nende jaoks ilmselt olid need päevad niivõrd rikkalikud ja rõõmu täis, et see aeg ei tundunud neile sugugi lühike ja nad arvasid ehk, et nii see nüüd jääbki, aga siis läks Jeesus ära. Nad küsisid veel, et kas ta siis, kui ta tagasi tuleb, taastab Iisraeli kuningriigi. Nad ootasid, et peagi tuleb ta nende juurde tagasi ja siis saab kõik lõpule viidud või lõplikult täide viidud. Jeesus küll vaigistas neid või jahutas nende meeli ja ütles, et neid tunde ja päevi ei ole antud teada kellelegi. Hiljem, kui Jeesus oli juba taevasse läinud ja jüngrid talle järele põrnitsesid või võiksime öelda ka jõllitasid, kui me kreeka keelest otse tõlgiksime, siis ilmusid neile inglid, kes ütlesid, et mis te vahite üles taevasse. See Jeesus, kes läks taevasse, tuleb tagasi samamoodi, nagu te nägite teda minevat ja see kuidagi äratas nad nende tardumusest üles, nii et nad siis pöördusid Jeruusalemma tagasi sellelt mäelt, mida kutsutakse Õlimäeks ja mis on Jeruusalemma lähedal 1 hingamispäeva teekonna kaugusel. See hingamispäeva teekond ei tähenda siin mitte seda, et nad ei oleks tohtinud rohkem käia, kuna tegemist ei olnud hingamispäevaga, vaid 4 päevaga. See lihtsalt näitab, et see paik, kuhu nad siis läksid, oli üsna ligidal, alla 1 kilomeetri. Ja see omakorda ütleb meile, et see jüngrite asupaik pidi olema küll Jeruusalemma linnas sees, linnamüüridest seespool, aga ikkagi Jeruusalemma idaosas, kuna Õlimägi asub Jeruusalemmast idas. Ja nii nad siis tulevad linna sisse ja lähevad, nagu meile öeldakse, ülemisse tuppa või ülakambrisse, kus neil oli tavaks viibida. Kiriku pärimus ütleb, et see oli seesama ülemine tuba, kus Jeesus oli pidanud viimast õhtusöömaaega koos oma jüngritega. Ja see tähendab, et see paik oli neile äärmiselt tähendusrikas ja kallis. Küllap see oli ka üks selliseid kohti, mis oli nende jaoks lihtsalt kättesaadav ja võimalik seal Jeruusalemmas. Keegi neist ei olnud ju Jeruusalemmast pärit, aga ma arvan, et sellel oli nende jaoks väga oluline emotsionaalne ja küllap ka vaimulik tähendus. See oli olnud ikkagi see ruum, kus Jeesus oli olnud nendega sööma ajal viimast korda, pärast seda, kui nad ehk 2-3 aastat olid temaga koos rännanud ja korduvalt temaga koos söönud, kus Jeesus oli sisse seadnud armulaua sakramendi, oma ihu ja vere osa saamise, kus Jeesus oli pidanud oma lahkumiskõned, neid julgustades, aga samal ajal kuulutades ette ka oma
surma, kus Jeesus oli neid teeninud, nende jalgu pestes, kui palju meenutusi. See oli sama koht, kuhu Jeesus oli tulnud ka pärast oma ülestõusmist, nii et on täiesti selge, et nad kindlasti tahtsid viibida just nimelt selles paigas. Ja miks me peaksime kahtlema, et see oli seesama koht, seda nimetatakse ülemiseks toaks, ülakambriks ja kiriku pärimus on kindel, et see oli viimase õhtusöömaaja koht. Ja seal oli neid koos päris palju. Seal oli Peetrus ja oli Johannes ja Jaakobus ja Andreas ja kõik need teised apostlid, nagu öeldud peale Juudas Iskarioti. See apostlite nimede loetelu on samasugune, nagu me leiame Luuka evangeeliumist. Mõne väikse erinevusega. Ja üks oluline erinevus on see, et siin ei nimetata Peetruse järel tema venda Andreast, kes ju tegelikult oli esimesena kutsutud jünger, vaid kohe Peetruse järel nimetatakse Johannest, Sebedeuse poega, Jaakobuse venda. Ja nii nimetatakse Peetrust ja Johannest koos siin apostlite tegude raamatus ka hiljem. Nad lähevad koos Jeruusalemma templisse, mille värava juures nad teevad terveks seal kerjanud, jalutu, halvatu. Nad võetakse koos kinni ja heidetakse vanglasse. Nad peavad minema koos suurkohtu ette. Neid karistatakse, pekstakse koos, neid keelatakse üheskoos. Neile öeldakse, et ärge rääkige enam selle nimel, Jeesuse nimel. Ja nad lähevad hiljem koos Samaariasse selleks, et palvetada Püha Vaimu Anni pärast nendele, keda diakon Filippus oli seal ristinud. Nii et Peetrus ja Johannes näivad olevat olnud kaks esimest apostlite hulgas või kaks olulisemat, kes kehastavad tegelikult kõikide apostlite ühtsust. Ja küllap sellepärast ka siin nimetatakse Johannest kohe Peetruse järel. See ei tähenda nüüd, et seal oleks olnud mingisugune tänapäeva mõistes hierarhia. Ma seda küll ei suuda endale ette kujutada, sest Jeesus oli korduvalt öelnud, et kes teist tahab olla kõige suurem või ülem, see olgu teistest kõige väiksem, see olgu teiste teenija. Ta oli öelnud, et neid kohti tema paremal ja vasemal käel ei ole anda isegi mitte temal, vaid ainult Isal, kes on taevas. Nii et siin ei ole küsimus võimus, siin ei ole küsimus hierarhias ega selles, kes kellele peab kuuletuma, vaid siin on küsimus tegelikult teenimisvalmiduses ja ehk ka entusiasmis või selles, võiksime siis tõesti öelda, innukuse vaimustumise astmes. Peetrusel oli see tingitud ilmselt sellest, et ta oli Jeesuse 3 korda ära salanud, aga Jeesuselt andeks saanud ja see kindlasti kasvatas tema motivatsiooni. Samamoodi me võiksime arvata muidugi, et ka Toomas oli väga motiveeritud, tema, kes oli kahelnud Jeesuse ülestõusmises ja kellele Jeesus oli siis veel eraldi oma haavu näidanud ja kes oli esimesena apostlitest tunnistanud Jeesuse Jumalaks ja issandaks, mitte ainult issandaks, vaid tõepoolest ka Jumalaks. Johannese puhul oli selleks ilmselt tõsiasi, et ta oli kiriku pärimuse järgi kõigist apostlitest kõige noorem, see nooruslik vaimustus, aga Johannese evangeeliumis nimetatakse teda ka Jeesuse armastatud jüngriks. See oli eriline vahekord. Ja me ei saa seda Jeesusele kuidagi ette heita, sest et Jeesus Jumalana kindlasti jagab, pakub kõigile oma armastust, oma armastuse täiust ühel viisil, aga paraku erinevad inimesed võtavad selle erineval viisil ja ka erineval määral vastu. Küllap siis Johannes oli võib-olla ka oma nooruslikus maksimalismis see, kes tõesti võttis selle armastuse täiuse vastu nii suure inimliku täiusega kui üldse võimalik. Muide,
Ka Johannese evangeeliumis nimetatakse Peetrust ja Johannest koos, siis kui Maarja Magdalena tuli sõnumiga Jeesuse ülestõusmisest, siis olid just Peetrus ja Johannes need, kes joostes Jeesuse hauale läksid ja Johannes nooremana ja ilmselt siis just nimelt armastusest täiuslikumana jooksis kiiremini kui Peetrus, aga ometi oli piisavalt aupaklik, nii et lubas Peetrusel esimesena hauda sisse minna. Aga nüüd nimetatakse meile siin kõiki neid jüngreid koos ja see loetelu on selles mõttes oluline, et see on viimane kõigi jüngrite loetelu Uues Testamendis. Ja enamusest nendest jüngritest me Uues Testamendis rohkem midagi ei kuule. Meile räägitakse nagu öeldud Peetrusest ja Johannesest, nimetatakse ka Jaakobust, Johannese venda, kes oli esimene apostlitest, kes märtrina suri, ning nimetatakse ka seda teist Jaakobust, kellest sai Jeruusalemma koguduse juht. Teistest apostlitest me pühakirja järgi või apostlite tegude raamatu järgi suurt midagi rohkem ei tea. Jah, meil on olemas ka Juuda kiri, sellesama apostel Juuda kiri, keda siin mainitakse, nii nagu meil on olemas ka Jaakobuse kiri, aga me teame kiriku pärimuse järgi, et nad kõik tegutsesid innukalt evangeeliumi kuulutamisel ja nad kõik ühe erandiga, sellesama kõige noorema Johannese erandiga surid märtri surma. Aga see ei tähenda, et Johanneski poleks pidanud päris palju kannatama. Tema oli lihtsalt ainukene, kes võis viimaks surra kõrges eas rahulikku, loomulikku surma. Peale nende, nagu ma juba ütlesin, oli seal veel teisigi. Meil öeldakse, et 4 pühapäeval, see on 10 päeva pärast taevaminemishüha, see on järgmine pühapäev, oli neid koos umbes 120 hinge. Aga siin nimetatakse meile lisaks jüngritele veel või apostlitele veel Jeesuse ema Maarjat, meile nimetatakse naisi ja meile nimetatakse Jeesuse vendi. Meile öeldakse, et nad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas. See püsivalt ei ole võib-olla kõige parem tõlge, sest tegelikult öeldakse meile kreekakeelses originaaltekstis, et nad olid pühendunult, väga innukalt, väga keskendunult ja tõepoolest ühel meelel palvetamas. See oli pühendunud palve. Ja seda palvet tegid koos nii apostlid kui ka need naised ja vennad ja muidugi Jeesuse ema Maarja. Kes need naised olid? Kas need olid apostlite naised, nende abikaasad? Jah, see võis täpselt nii ollagi, aga kindlasti oli seal teisigi naisi, neid, keda näiteks Luukas nimetab oma evangeeliumis ja ma olen päris kindel, et nende hulgas oli ka Maarja Magdalena, oli ehk ka Marta. Eriti Maarja Magdalena oli ju väga pühendunud Jeesuse kuulamisel ja küllap ka pühendunud palves, aga samamoodi Jeesuse oma ema Maarja, kelle kohta meile öeldakse evangeeliumis, kuidas ta talletas kõik, mida Jeesuse kohta räägiti või mida ta ise ütles oma südames ja mõtiskles selle üle, nii et selline mõtisklev ja ka Jumala sõnale ja Jeesuse isikule ja temast teostunud lunastustööle keskendunud palve on meile kindlasti suureks eeskujuks ja õpetuseks, nii nagu ka Maarja Magdalena palve, tema palve, kes istus vaikselt Jeesuse jalgade ees ja kuulas teda, kelle kohta Jeesus ütles, et ta on valinud endale hea osa, mida keegi temalt ära ei võta ja kes armastas Jeesust kogu oma südame täiusega. Küllap apostlidki palvetasid, küllap nad palusid ka seda palvet, mille Jeesus ise oli neile õpetanud, meie isa palvet, aga selle eeskujul veel teisigi palveid. Küllap nad olid näinud Jeesust ennast palvetamas korduvalt nende 2-3 aasta jooksul, mis nad koos temaga rändasid. Ja ma olen päris kindel, et nad palvetasid ka neid palveid, mida nad olid maast madalast õppinud oma juudi
usukommete kohaselt. Meil öeldakse hiljem siin Apostlite tegude raamatus, et jüngrid käisid templis, läksid näiteks sealsetele korralistele palvustele. Luukas ütleb oma evangeeliumi lõpus, et nad ei lahkunud templist, et nad olid kogu aeg templis, nii et nad osalesid ka sellel avalikul jumalateenistusel ja nendel avalikel palvustel, millega nad olid harjunud lapsest saati, mille oluliseks osaks olid psalmid, Vanatestamendi laulud, muud pühakirja kohad, nii et nad süvenesid pühasse kirja, aga eeskätt tähendas see nende palve ikkagi enda usaldamist, enda täielikku lapselikku usaldamist Jumala kätte. Mille pärast nad palvetasid? Küllap nad palvetasid kõige enam just nimelt nende tõotuste täitumise pärast, mis Jeesus oli neile andnud. Nad ju päriselt ei teadnud, mida see kõik tähendab, mida see endast kujutab, mis neid ees on ootamas. Jah, Jeesus oli öelnud, et ta saadab tröösti ja eestkostja, et ta saadab vaimu isa juurest, kes neid valgustab, kes neid juhatab, kes neid julgustab, kes näitab neile kogu tõe ja annab neile ka tarkus selleks, et nad võivad seda tõde ja evangeeliumi kuulutada kõikidele, kelle juurde seesama vaim nad läkitab. Küllap nad palvetasid kõige selle pärast. Ja see on, mille pärast ka meie peame palvetama. Alustades sellest, et me usaldame ennastki lapse meelest täielikult Jumala, oma taevase isa hoolde, kes teab, mida me vajame ja kes annab meile, mida me vajame, kes täidab meie vajadused ja kes täidab oma tõotused. Ja ka meid aitab selleks väga seesama meie isa palve ja selle palve eeskujul tehtud palved. Ka meid aitavad pühakirja palved ja psalmid ja pühakirja sõna, selle üle mõtiskleme, täpselt nii, nagu tegi Jeesuse ema Maaria. Jeesuse kuulamine, Jumala sõna kuulamine, nii nagu seda tegi Maaria Magdalena ja tema tõotuste, tema püha vaimu pärast palvetamine, et Jumal tõepoolest pühitseks meid, et ta valgustaks meid, et ta täidaks ja juhataks meid jätkuvalt selle hea elu andva, tarkust andva, julgust ja väge andva vaimuga. Selleks, et me ise võiksime kasvada tema lastena, elada vaimulastena, valguse lastena, mitte enam liha orjuses, mitte enam pimeduse ja surma lastena. Ning selleks, et me võiksime jagada seda imelist rõõmusõnumit, millest me ise oleme osa saanud nendega, kes on meie ümber. Milles see rõõmusõnum seisneb? Kahtlemata selles, mida Jeesus ütles ise jüngritele taevasse minemisel. Vaata, mina olen iga päev teie juures kuni maailma ajastu otsani. Ärge kartke, teie süda ärgu ehmugu, nii nagu ta ütles viimasel õhtusööma ajal. Me tuleme, isa ja mina, me tuleme teie juurde. Me teeme eluaseme teie sisse, et teil võiks olla igavene eluase meis. Mitte miski ei saa meid lahutada Jumala armastusest, mis on Jeesuses Kristuses, kinnitab meile apostol Paulus ja see on absoluutne tõde. Aga kahtlemata kuulub selle sõnumi, selle rõõmusõnumi juurde, mida me oleme kutsutud kuulutama ja milles me oleme kutsutud elama, ka kutse meeleparandusele. Tuletame meelde, mida kuulutas Peetrus nelipühapäeval, siis kui see tõotus oli täitunud, siis kui ta oli täidetud püha vaimuga. Parandage meelt, laske ennast ristida pattude andeks andmiseks. Pöörduge ära sellest rikutud, sellest pöörasest sugupõlvest. Ärge jätkake samamoodi, sest et te olete teel hukatuse poole. Või tõepoolest, pöörake ümber. Pöörduge tagasi Jumala juurde, haarake temast kinni, usaldage ennast tema kätte, tema andeks andva armu hoolde, aga ka tema juhtimise hoolde. Kui me usume, et Jumal on hea, et ta on nii hea ja suuremeelne, et ta annab meile andeks meie patud, siis kuidas me saaksime mitte uskuda, et ka tema käsud on head. Et see, mida ta ütleb, mis on meie
elu jaoks oluline, mismoodi me peame oma teed käima, kuidas me peaksime mitte uskuma, et seegi on hea. See ei ole mingisugune koorem, mille Jumal tahab meie peale panna, vaid vastupidi, see on see, mis teeb meie elu elamisväärseks ja tõeliselt rikkaks. Kui me tõesti elame armastuses, kui me tõesti käime Jumala püha tahtmise järgi, tema püha vaimu abiga, tema püha vaimu väes, kui me ei hakka mitte Jumalale vastu, ei pööra temast ära, vaid pöördume tema poole ja käime tema sõna järgi, siis me oleme õnnelikud ja siis me saame teha õnnelikuks ka teisi. Seda on tegelikult väga lihtne mõista ja tõestada. Võtame need samad 10 käsku, mida enamus meist nii hästi tunneb ja kaalutlegem. Kui kõik inimesed neid käske järgiksid, milline oleks elu siis, ja kui kõik inimesed neid käske eiravad, neile vastupidiselt toimivad, milline on elu siis. Meil ei ole vaja pikalt mõistatada, kahjuks on see langenud maailm selline, nagu ta on, aga meie ei pea käima mitte selle maailma vaimu järgi, vaid Jumal tahab oma vaimu läbi meid elustada, uueks teha ja juhatada. Me ei pea mitte laskma ennast sellest maailmast muserdada ega alla suruda ega orjastada, vaid me võime olla tõeliselt vabad. Jumala vaim teeb meid vabaks. See on ka osa Jeesuse tõotusest. Ja see on ka see, mida me peame jätkuvalt paluma nii iseendale kui teistele enda ümber, keda me näeme olevat ühel või teisel viisil aheldatud. Jumal ei jäta oma tõotusi täitmata. Jumal on ustav ja see tähendab, et me võime ennast lapselikus palves tema oma isa kätte usaldada. Nii nagu seda tegid need apostlid, need 11 apostlit, kõik need teised, kes olid nendega, kõik need naised, kes olid seal koos nendega, olgu need siis nende abikaasad või mõned teised naised, need, keda nimetatakse Jeesuse vendadeks, kuna kiriku pärimuse järgi Maarjal, Jeesuse emal, rohkem lapsi ei olnud, siis peetakse nende all silmas ilmselt Jeesuse lähisugulasi, näiteks tädide, onude lapsi. Me päris täpselt ei tea seda, aga nagu ma ütlesin, kiriku pärimus on, et Maarja ei sünnitanud pärast Jeesust enam lapsi. Jeesus ise ütleb ka, et tema vennad, tema õed on need, kes kuulevad Jumala sõna ja selle järgi käivad ja koos kõigi nendega võime ka meie olla usaldavas palves oma isa ees, teades, et meie eest palvetatakse, meie eest on palvetatud ja need palved kannavad vilja, teades, et Jumal kuuleb meie palveid nii meie endi kui teiste pärast ja kõige enam teades, nagu ma ütlesin, et tema on ustav ja ta kindlasti absoluutse kindlusega täidab oma tõotused, kui me vaid avame ennast nende vastuvõtmiseks. Jumala arm on vaba and, Jumala vaim on vaba and ja ta tahab selle kinkida meile kõigile ning selle läbi, nagu apostel Paulus ütleb, valada meie kõikide südamesse oma imelise armastuse.